tere tulemast Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehele, mina olen Eeva Roos. Käimas on noortekirjanduse kevad ja täna on külas noortekirjanik Lille Roomets. tere, Lille! tere, Iva. Alustame vast sellest, et kuidas sinust kirjanik sai. Mulle tundub, et sa oled nüüd mõned aastad tagasi väga äkitselt väga suure hooga kirjutama hakanud. Sinu esimene raamat oli Üks väike valge tuvi, mis sai tänapäeva noorteromaani võistlusel esikoha 2018. aastal. Ja peale seda sul on järjest raamatuid tulnud. Kuidas see niimoodi läks, et sa kirjutamise nii äkitselt avastasid? Kirjutamist ma nii äkitselt ei avastanudki, sest kirjutada mul on kogu aeg meeldinud, see on omaette hädavajadus olnud. Kui ma laps olin, siis ma kasvasin üles sellises perekonnas, kus oli 4 vanemat õde, kes kogu aeg omavahel kaklesid. Ilge lärm oli kogu aeg, ma ei saanud sõnagi sekka öelda või kui ma üritasingi, siis öeldi mulle, et sina, tatikas, ole üldse vait. Ja siis ma hakkasin kirjutama, et kuidagi ennast väljendada saaksin. Ja koolikirjanditega läks väga hästi kogu aeg, hakkasin neid oma sõbrannadele, klassiõdedele valmis kirjutama sellest, et nemad mu matemaatika ja keemia ülesanded ära tegid. Ja niimoodi kirjutamine järjest arenes ja kui siis mõtlesin, et läheks siis suurte laste mänguväljakule mängima, siis oligi parajasti just see tänapäeva noorteromaani konkurss käimas ja sinna oli siis hea saata, et anonüümselt hindamine, et kui ka väga selline kehva töö on, et siis vähemalt ei tule sul keegi tänava peal vastu ütlema, et nii loll oled ja kirjutada ka ei oska üldse. Ja enne seda, kusjuures saime enesepaga tuttavaks, enne otsis endale Nanorivo kirjutamisgrupi kaudu proovilugejaid ja siis ma mõtlesin, et ohoo, et jube hea võimalus vaadata, kuidas need päris kirjanikud siis ka oma käsikirjasid kirjutavad, et mis tasemel nad on. Ja olin siis Enele proovilugejaks ja nii lohutav oli kuidagi see, et ei olnud nagu midagi nii üle mõistuse seda, et kuidas päris kirjanikud kirjutavad, et samamoodi oli selliseid apsakaid sees nagu tavalistel amatööridelgi. Ja kui siis Enega mõlemad tookord seal võidugrupi sees olime, siis oli nii tore, et hakkas see kirjaniku elu pihta, et Enega oleme sõbrad siiamaani ja samamoodi käib siis see vastastikune proovilugemine edasi. Ja nii see läks, et kui sul on keegi tugigrupp seal juba taga ja need sõbrad järjest tekivad ja tekivad ja tekivad, kes samamoodi kirjutamishuvilised on, et see on see palju lihtsam ja tuleb siis neid raamatuid ka nagu Vändrast saelaudu, kuigi ma olen selline laisk kirjutaja, et ma pigem loen teiste omasid, et praegu teen proovilugemisi, ma teen Petrone prindi jaoks sisutoimetamisi, et äsja ilmunud Minu Belgia ja Minu Brüssel on minu sisu toimetatud ja peagi peaks siis tulema ka Minu Türgi, mille kallal praegu töö käib. Ja et noh, nii see läheb, et võib-olla ma varsti jõuan ka enda raamatute avaldamiseni jälle, et praegu on aastane paus jälle olnud. Sul on ju just alles ilmunud Mina ja August ja Härjasoo hingevaras. Mina ja August, ma saan aru, on noorteromaan, et Härjasoo hingevaras on täiskasvanutele, eks ole? Jah, et mõlemad on sellised ajaloolised romaanid. aga kuidas sul see inspiratsioon tuleb või kus sa nagu leiad mõtteid või õigupoolest miks sa üldse otsustasid, et sa tahad noortele kirjutada? Noorte elud on palju toredamad, et kui täiskasvanutel on juba perekonnad, on need kodulaenud, on töökohad, kuhu vaja minna, et nad on nagu need rekade moodi, kellel on mitu haagist taga, et mida rohkem lapsi ja mida rohkem kohustusi, seda suuremad need haagised ja raskemad need haagised seal taga on, siis noorte elud on nagu võidusõiduautod, et nad peavad küll koolis käima ja võib-olla on perekonna juures mingid kohustused, on näiteks kedagi hooldada vaja, kui on mõni puudega pereliige või mis iganes. Aga ikkagi neil on nii palju veel ees, kõik need tulevikuvõimalused on lahti, et kui neil võimalus tekib, neil on võimalus nii totaalselt oma elu muuta, et kas siis parema poole või siis läheb kõik nässu. Aga igastahes on see kurv nagu palju suurem ja järsem ja põnevam ja nende maailma nägemine on selline mõnus mustvalge, et nad teavad, mis on tõde ja mis on vale, et ja nad on väga astuvad nagu välja, kui on mingi ülekohus kuskil. Täiskasvanute puhul on, mida vanemaks sa saad, seda rohkem käega lööd, et ah,
pole minu asi ja mis mina ikka vana inimene siia umbes nina toppima hakkan ja mis mina enam tean noorte eludest, aga noortel on see võitleja vaim nagu nii palju sees, et see on nii äge minu arust. see on naljakas, et sa seda ütled, sellepärast et ma olen kuulnud, et noortekirjandust praegu nagu väga tihti nimetatakse, et see on hästi masendav ja et selleks, et olla sügav, et selleks peab olema masendav. kas sa arvad samamoodi? kui ma enda teismehe ajal tagasi mõtlen, siis see oligi selline nii-öelda masendav aeg. Tekib selline tunne ja niisugune depressiivne tunne omajagu, et seal tunneli lõpus ei ole seda valgust, et sa oled oma selle, kogu see elu, mida sa näed, on sul see perekond, on see kodu, mida sa näed, see kool ja see kujundab su maailma nägemise parasjagu sellel hetkel, et kui siis täiskasvanuks saad hiljem ja reisima hakkad ja näed, et neid erinevaid inimesi on nii palju, et sa leiad oma need selle pisikese ekstreemsete inimeste grupi, kes neid tohutult mingeid muid asju armastavad, mida sina ka erandina seal kuskil ühes klassis armastad. Et kooli peale võib-olla ei ole ühtegi sinust taolist inimest, kes samade hobidega on, aga kui sa siis maailma lähed ja neid erinevaid pisikesi kultuure avastad, need subkultuurid, siis sa avastad, kui äge ja lai see kõik on. kust sa oma lugude jaoks inspiratsiooni saad? kas sul on kuidagi omast elust või sa korjad neid kuidagi filmidest või raamatutest või kuskil kolmandast kohast veel? Filmidest ma võib-olla võtan ainult seda struktuuri osa, et kuidas ülesehitus on, et alguses nagu midagi, eesmärk on olemas, et midagi tahetakse väga ja lõpuks siis läbi nende kriiside jõutakse sinna. Raamatutest ma pigem nopin neid huvitavaid sõnu ja väljendeid välja, eriti kui on ajalooliste romaanide kirjutamine, siis ma teen väga suure uurimistöö ära, et neid õigeid väljendeid leida. Aga põhiliselt tuleb ikkagi elust enesest, et kui selline vaikne ja taustaga kokku sulav inimene olla, siis on jube huvitav kuulata ja vaadata, mida teised ümber teevad. ma töö juures on näiteks palju venelasi, kes ei tea, et ma saan neist aru vene keelest ja siis on jube põnev kuulata, kui nad omavahel räägivad, kui arvavad, et keegi neid pealt ei kuula. eestlastega vist on samamoodi selles mõttes, et enamus eestlasi kasutavad eesti keelt nagu sellist mõnusat väikest salakeelt, aga Ja, no, praktiliselt vist igas kohas, kuhu minna, siis kuskil üks eestlane ikka on, kes aru saab ja siis natuke ja piinlik on eriti võib-olla. lennujaamas seal lennuki järjekorras. Mhm. Kuidas su kirjutamisprotsess on, sa ütlesid, et sa oled laiskirjutaja, aga no nimekiri räägib enda eest, et alates aastast 2019 6 raamatut, et see on tegelikult päris hästi, peaaegu. raamat aastas. Mhm. aga alustan väga suure innuga, et ägeda loo idee tuli, panen siis selle põhiasja kirja ja siis kirjutan võib-olla mingi 10 000, 15 000, 30 000 sõna valmis ja siis jooksen täiega kokku. Ja siis see jääb mul seisma, et selliseid faile on mul umbes 60 võib-olla arvutis, mis on kõik sellised poolikud ideed. Aga kui siis mingil hetkel jälle lugema hakkab midagi ja kuskil mingi uus idee peale tuleb sellega seoses, loen näiteks mingit raamatut või olen filmi vaadanud või on tänava peal midagi juhtunud, kellegiga mingi dialoog olnud või siis keegi kuskil kellegiga kas või kaklema läinud, mis jube hästi selle sama raamatu ideega sobiks, siis ma otsin selle faili üles ja hakkan jälle töötama. Ja kui ma siis sellest surnud punktist üle saan, mis seal kuskil 30 000 sõna juures tekib ja selle lõppu korralikult välja suudan mõelda, et siis see lõpuni tegemine tuleb ka, kui see on läbi higi ja pisarate ja nii edasi. kas ma saan aru, et siis nagu see kirjanduslik plokk või kirjaniku plokk on sul igasse raamatusse nagu sisse kirjutatud, et sa juba tead, et sõnade Ja, arv kukub, et siis tuleb. jah, ja ma olen selleks juba üsna ette valmistanud. ma ei tea, äkki lühijutud sel juhul? ma ei oska sinu lühidalt žanr. kirjutada. Ma olen, ma ei tea kuidagi lühijuttude palju, öeldakse küll, et algajad kirjanikud, et ärge kohe romaaniga pihta hakake, et kirjutage lühijutte ja luuletusi, mis iganes. aga lühijutud on palju keerulisemad, et väga vähe on neid lühijutte, mis mulle tõsiselt meeldivad, kus on olemas see mõnus sisseelamine ja karakteri areng ja siis see puänt tuleb lõpus, mis on ikka korralikult rusikaga vastu
seda kolmnurka panev päikesepõimik. et selliseid lühilugusid on väga vähe ja kui siis neid leida, on tõsine nauding lugeda, aga ise kirjutada on ikka pagana raske. ja sellepärast on romaani palju lihtsam, et sa saad seal hunniku tegelasi sisse tuua, sa saad seal maailmasid luua, sa saad seal mis iganes sündmusi sisse tuua, mis vähegi annab. et selle peategelase ajada sinna puu otsa ja talle koerakarja sinna alla ajada ja herilase pesa sinna pea kohale panna ja ussi ka veel kuskile rippuma, kes hammustada tahab, et romaanis on palju rohkem võimalusi, millest rääkida, kuidas kirjutada, neid kirjeldusi sisse tuua. et jah, lühijutt on keeruline, aga ma pigem jään romaanide juurde ikka. kas sul on mingisugune selline lemmik korduv teema ka või sa pigem nagu töötad mingi teema läbi ja siis liigud edasi? Mm. Selles osas ma võin öelda, et mul ajalugu on praegu teatud periood, et sa enne küsisidki, et kust ma ideid saan, et siis Facebookis on Aliste Kund ajaloogrupp, kes siis Halliste kandi ja Mulgimaa ajalugu sinna kokku paneb. Taado Tuuga on see tubli inimene, kes on elu läbi kogunud neid vanu pilte, vanu jutte, ajalehe artikleid ja ta on tohutu mõnusa andmebaasi sinna pannud, mida see on hästi huvitav lugeda, eriti kui ma ise ka sealkandis veel elasin. et tuttavaid kohti, tuttavaid inimesi, tuttavaid maju ja nii edasi vaadata ja lugeda. ja siis sealt selle minu augusti idee näiteks tuli, et ma avastasin 2 artiklit, et oli see klassipildistamise päev, poiss tegi klassipildi ära ja siis oli jalgrattaga läinud, avastanud, et mingi piiririkkuja oli kihutanud siis 30 kilomeetrit sinna politseiniku järele või piirivalvuri järele ja siis tagasi kihutades oli siis surma saanud. Sellepärast, et oli südamerabandus olnud, aga kui ma selle südamerabanduse osa sinna raamatusse kirjutasin, siis selle kohta öeldi, et see on ebausutav, et siis läks nagu see teise lahenduse peale, aga sinna selle ajalehe artikli alla oli siis kirjutatud hästi huvitav, et oli hästi hakkaja poiss, et vabal ajal käis vargil ja tegutses Punases Ristis, et see oli nagu hästi põnev osa sealjuures, et tal olid olemas need positiivsed omadused, tal olid olemas need negatiivsed omadused, et ühest küljest nagu Punases Ristis ja aitas ja ajas seal piiririkkujaid taga ja teisest küljest siis visati koolist välja selle eest, et ta varastas 10 rubla kelleltki ja revolvri. no ma ei tea, hästi, Robin Hood oli ju ka igavene varganägu, aga oli nagu positiivne tegelane. jah. ja noh, August on ka positiivne tegelane seal, aga et see revolvrivargus ja rahavargus sai seal ka raamatus täitsa toredal jutukese juurde, kuigi mitte päris faktilise, aga ühesõnaga see oli hästi huvitav artikkel ja siis ma hakkasin järjest lugema neid vanu artikleid seal ja siis tekkis idee, et kuidas läksid asjad ikkagi nii pekki, et oli see mõisade aeg on ju ja siis see lõppes ära ja tekkis Eesti Vabariik. Eesti Vabariik oli tore, aga siis tekkis ikkagi see kriisiaeg, kus siis osad eestlased ei olnud rahul ja osad eestlased elasid väga hästi juba. et tekkis siis piisavalt selline konflikt, et said need venelased tulla siia sisse. et ühesõnaga sellised, mis enne seda konflikti oli, et kuidas need asjad hakkasid nii pekki minema, et pärast. ma saan aru, et see ajalooline osa seal on sul nagu taust, eks ole, et tegelased on ikkagi välja mõeldud või on sul seal mingeid selliseid päris ajaloolisi tegelasi ka? noh, sündmused, ma saan aru, taustal ikkagi on ajalugu, eks ole. Et tegelased on kindlate prototüüpidega, et näiteks see Härjasoo hingevarga urjadnik Luuk, et tema prototüüp ongi selline urjadnik, kellel oli siis kas 10 last või, et ilge hunnik lapsi ja siis ma mõtlesin, et jube õnnelik võis see mees olla, kui ta tööle nagu ära sai, et lõpuks ometi rahu ja vaikus, et ainult need kurjategijad seal kongis kinni võib-olla. et Tolstoiga vist oli seesama lugu, tal oli ka suur hulk lapsi ja siis naine mm. käis teda aeg-ajalt püüdmas, kui ta jälle jalga laskis. ja selle Augusti klassipilt oli ka seal artikli juures ja ta oli nii ägedalt seal, käed rinnal risti ja seesama kaane pildi peal ongi August, kes on 2 tüdruku vahel, kes siis seal nagu ka kummaliselt vaatavad, et selle pildi järgi siis tuli ka palju asju juurde, et milline see Augusti iseloom võis olla, et selline uljas ja
naistele meeldis, et need kaks tüdrukut olid nagu piisavalt sellist armukadedate nägudega üksteise peale, et kumb nüüd rohkem nagu Augustile külje alla saab pugeda. ja see Heinrich, kes ta parim sõber siis oli artikli järgi, kellega koos vargil käisid, et see oli siis hoopis seal kuskil selja taga või kauguses, et tema ei pääsenud isegi klassipildi peal nii palju ligi Augustile, et nagu saaks kõrvuti pilti teha. et ühesõnaga piltidest nagu kunagi meil algklassides oli, et antakse pilt ette, et jutusta nüüd lugu või noh, kirjuta nüüd lookene. et sealt need asjad siis hakkavad järjest tulema ideedena. ma saan aru, et sa oled selline nagu visuaalne kirjutaja, et noh, mõnel on see sütitav asi on kas mingi sõna või lause või noh, ma ei tea, vahel võib-olla isegi lõhn või mingisugune sündmus. aga siis noh, jääb praegu mulje, et sulle vist pildid sobivad kõige rohkem, et mingisugune äge, huvitav, natuke intrigeeriv pilt on see, mis annab looks pigem inspiratsiooni või sa saad nagu igalt poolt. Ma olen selline pildilise mäluga inimene, et mul väga hästi on näiteks meeles, mis näoilmed neil olid, aga samas kui keegi jutustab mulle midagi, siis mul läheb see ühest kõrvast sisse, teisest välja, et näiteks tänava peal ja kuskil bussides kuuldud dialoogid, et jube äge, et kuradi, siis tekib alati, et kahju, et lindistada parasjagu ei saa näiteks üles kohe kirjutada, et pärast läheb meelest ära kohe. koolis oli ka kohutav häda sellega kogu aeg, et räägitakse, mul tuleb uni peale, silm läheb kuskil aknast välja vaatama linnukesi ja muid, ma ei tea, kasvõi see oli põnevam, kui vaadata, kuidas tuul puuoksi liigutab. et see, mis õpetaja rääkis, see läks kuidagi lihtsalt kuskile selja taha, mitte kõrvadesse. ja kui siis kontrolltööde aeg oli, siis ma teadsin täpselt, kus raamatus see lõik oli ja siis hakkas järjest selle pildimäluga nagu meelde tulla, et mis seal siis lõigus sõnad kirjas olid, et tänu sellele sai ka nüüd kontrolltööd tehtud. et kui ma piltide järgi väga hästi saan kirjutada, siis ka näiteks nende väljendite raamatutest otsimisega, et need on mul väga suureks kasuks, et inspireerivad. aga kui keegi näiteks jutustab kuskil mingeid lugusid, et kasvõi näiteks giididega kuskil tuuril käies, siis see läheb jälle pigem kaotsi mu jaoks, et mul jääb see emotsioon meelde, et oli äge ja huvitav ja nii edasi, aga kuidas see kirja panna, siis see on väga raske mu jaoks. aga sul nagu niimoodi film peas jooksma ei hakka? või see on selline reserveeritud raamatute lugemise jaoks? või seda ei ole sul üldse? film peas jooksma ei hakka, aga ma ise muutun selleks tegelaseks, kui ma kirjutan. et piisavalt nii palju elan sisse, et ma hakkan mõtlema nagu see tegelane, et ma olen nii parasjagu lõhestunud isiksus sellel ajal, kui ma korralikult kirjutan, siis. selle kohta ütlekse näitleja, mulle tundub. noh, sellepärast ma kadestan näitlejaid, et neil on minu arust palju lihtsam kirjutada et nad sisse on juba harjutatud neile, et kuidas näiteks inimese liikumist jälgida, et millised on nende žestid, millised on näoilmed, kuidas ruumis nagu ringi seda lava enda kätte haarata. et kui näitleja peab selle tühja koha pealt tekitama selle tegelaskuju oma žestide ja näoilmete ja hääletooniga ja liikumisega, siis kirjanik on see, kes võtab selle tühja paberi ja hakkab sellele paberi peale sõnadega sedasama siis üles ehitama. et kõik need näoilmed ja hääletoonid ja liikumised ja välimused ja nii edasi, need suhted, mis palju asju, mis on rääkimata jäävad, et need tuleb kuidagi sõnadega siis edasi anda ja sellele valgest paberist ehitada üles sinna maailm, mis siis ka välja nagu sealt kasvaks. millised raamatud sind on inspireerinud, et äkki sa nimetad mõned kirjanikud, on sul mõni selline iidol või keegi, kellest sa kuidagi nagu noh, snitti võtad? no ma saan aru, et kirjanike kohta öeldakse, et nad on hirmsad varganäod ja kõige paremad kirjanikud on veel kõige paremad varganäod, et nad näevad mingisugust sellist kas ägedat dialoogi või väljendit või kuidagi väljendusviisi. et noh, kui sa kirjutad, see muudab seda, kuidas sa loed raamatuid, et see läheb teistsuguseks. et kes on sinu sellised eeskujud või ma ei tea, õpetajad võib-olla? Äh, sõltub täiesti parasjagu, et millist raamatut ma lugenud on, et see kindlasti annab tunda ka ennast selles raamatus, mida ma siis parasjagu kirjutan. et näiteks Dostojevski on tohutult hea karakterite kirjelduses, täpselt selline dünaamiline kirjeldus ja mis annab selle attitude'i edasi, mitte ainult see, mis seljas oli, mis peas oli, mis värvi juuksed, aga just see, et milline see inimene on. et kuidas ta teistele tundub, et see esmamulje, mis
ta on selline kaval rebane või ta on siis väga sihuke jõmakas ja pealetungiv. et mulle nõukaaegsed raamatud on just hästi meeldinud, sest on nad hästi ära toimetatud, neil on hästi huvitavad väljendid seal sees olnud ja seal on sellist eelmise sajandi kirjeldusi sees, mis on hästi huvitavad lugeda. et tänapäeval on nagu kuidagi action'i peale see loo ülesehitus läinud, aga siis oli nagu hästi palju just sellist atmosfääri ja selliseid peidetud tundeid ja imelikke sõnu, millele alati ei teagi, et ma praegu loen Aadu Hindi Tuulist randa ja siis ma mõtlesingi, et kalavastalised on seal rannas hobusega, et miks nad peaksid nagu kalurite vastu olema, kes seal kala püüavad. Ja alles mingi mitu lehekülge hiljem ma sain aru, et kalavastalised olid tegelikult need, kes kaladele vastu olid läinud, et need püütud kalad siis edasi toimetada nagu. Tegelikult noh, mulle ka tundub, et kirjutamine on nagu hästi palju muutunud, et selles mõttes ma just lugesin hiljuti Mark Twaini asju ja ma mõtlesin, et noh, ta on tegelikult väga vaimukas kirjanik, aga tänapäeval ta jääks hätta, tal oleks nii palju igasuguseid kaikaid kodarates, ei tea, kas ta isegi saaks raamatu välja. et selles mõttes, et tal on ka sellised pikad kirjeldused, noh, need on kohati igavad, kohati nauditavad. et kas sul ei ole sellist tunnet, et raamatutel on nagu ka eluaeg, et nad nagu aeguvad, et osad on kuidagi nagu suutnud välja murda sellest oma ajast, noh, kõik maailmakirjanduse, eks ole, tähtteosed, aga, aga et mul on tunne, et noh, mingisugused raamatud nagu elavad ja surevad omas ajas. on sul ka see tunne? Ja kindlasti raamatud elavad ja surevad samamoodi nagu kirjanikud, aga need baastekstid, need baaslood, need käivad ikka edasi põlvest põlve, nad sõnad võib-olla muutuvad, need mentaliteet natuke muutub parasjagu see, kuidas on, aga kõik need lood, mis kunagi sealt lõkke ääres seal koobastes hakkasid pihta, et kus räägiti jahtimisest ja küttimisest ja oh, ma püüdsin siukse mammuti kinni, et kõik need edulood ja sellised esinemised on siis hakanud järjest nagu põlvkondade kaupa muunduma, edasi jõudma ja meie ajastus on ta siis lõpuks mingite supermanidena, Batmanidena, et kus need kangelased tulevad ja päästavad päeva. et lood jäävad, aga lihtsalt jutustajad muutuvad, keel muutub ja see lihtsalt eri ajastutel on need samad lood lihtsalt erinevalt jutustatud, mis on tore, aga samas vahel tahaks ka neid originaallugusid nagu lugeda, mis on kahjuks kõik kaotsi läinud. milline on sinu meelest hea lugu, et mis on seal need täiesti absoluutselt vajalikud elemendid või mis teeb selle loo selliseks köitvaks või selliseks, mis noh, elab kirjaniku üle? Minu jaoks on kõige olulisem see, et on hästi huvitavad karakterid ja et seal on nagu erinevad karakterid, mille vahel kelle vahel sa saad valida siis. et näiteks on minu elupõline lemmik olnud Kolm põrsakest. seal on kõik olemas, mis on hea raamatu jaoks vaja. seal on olemas kolm erinevat tüüpi. minu lemmik on siiamaale see, kes seal õlgede peal ja ehitas või siis noh, äärmisel juhul see, kes enda loksaroigastest maja ehitas. Nad oskasid elu nautida, panid oma maja püsti, soe piisavalt. ja siis pärast, kui töö on tehtud, siis tuleb peopidamine, et mängisid oma balalaikat seal ja mis iganes see teine tegi, ma ei mäleta enam. aga see kolmas vend oli siis see totakas ambitsioonikas töötegija, kes oli karjäärile ja kivimajale pühendunud seal. ja siis oli see pahategelane, see hunt, kes siis action'i käima pani ja neid põrsakesi seal taga ajas ja maju lõhkus. ja noh, siis ikka, et rikas päästab päeva, onju, et tulevad, võtavad need vaesed kerjusvennakesed enda katuse alla, kes ainult lulli löövad ja elu naudivad ja hedonistlikud on nagu mina, onju. et ühesõnaga, see on minu lemmiklugu ja seal on kõik sellised loo jaoks vajalikud elemendid olemas, et on action'it, on kirjeldusi ehk siis, et millest keegi maja ehitas ja on siis erinevad karakteritüübid. see on väga ootamatu. ähm, ja me, muidest lugu annab ka väga erinevalt jutustada, et kui sa näiteks seda lugu jutustaksid hundi vaatepunktist, et kuidas hunt näiteks kohtus aru annab ja ütleb, et sorry, et
tegelikult need majad lihtsalt läksid põlema, et ma üritasin tuld ära kustutada, et sellepärast puhusin. mina ei tea, mis need põrsad ära jooksid, ma tahtsin minna ja ütelda, et ma aitan teid või tulge minu koopasse elama. aga need jooksid ära ja tulid kallale, panid mu kaminasse või katlasse keema, onju. et see oleks jälle uus huvitav lugu või siis jutustada mis iganes ühe põrsakese vaatenurgast, mitte et nende kolmest korraga ja siis kolmanda isikuna seal kuskil jutustajana. mul tuli just meelde see Margaret Atwoodil on, ta pakkus, et noh, tegelikult, et ükski lugu ei ole nagu vana või igav, et lihtsalt küsimus on selles, kuidas sa jutustad seda. ja siis võttis näiteks Punamütsikese ja siis seal on alguses on see It was dark inside of the wolf. ja siis ma mõtlesin, et tegelikult seda lugu ma loeksin, isegi kui ma Punamütsikest muidu tean. nii, aga Lille, anna mõned nõuanded nüüd selle meie vestluse lõpetuseks noorele algavale kirjanikule, inimesele, kes ei ole ühtegi raamatut avaldanud, kellel on võib-olla sellised idealistlikud kujutlused, kuidas kirjutamine käib, et kõigepealt ootad, et vaim tuleb peale ja siis suure hurraaga tuleb see esimene teos ja see tuleb kõik nii säravalt, lihtsalt, kergelt. ja siis võib-olla kui tundub, et vaimu ei tule ja see kuidagi jääb toppama, mis sa talle soovitaksid? edasi kirjutada, pooleli jätta, mis aitaks? kõigepealt kirjutada, 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 seejärel lugeda, lugeda, lugeda. ja kui siis kunagi avaldamiseni jõuda, siis see esimene avaldatud raamat, see esimene beebi, see on alati kõige armsam. et seda kriitikat ei tasu nii südamesse võtta, sest meie kõigi esimesed raamatud lähevad pekki. et alles see teise, kolmanda, neljanda raamatu avaldamise järel siis hakkad ka selle esimese raamatu vigasid ise nägema ja aru saama. et kriitika taluvust tuleb endas arendada ja leida endasuguseid, et tulge ühinege näiteks Eesti Noortekirjanduse Ühinguga, te leiate siit tuge või siis on Wattpadderid ennast koondanud ja teevad koostööd, toetavad üksteist nii mures kui rõõmus, saavad kokku aeg-ajalt. ja mida rohkem on selliseid sõpru, tuttavaid, mõttekaaslasi, kellega läbi arutada neid asju, kes saavad aru, seda lihtsam see on lõpuks. et leidke see oma kogukond. nii, aga see on väga tore mõte. ja aitäh sulle selle vestluse eest ja ma loodan, et me kohtume varsti. aitäh sulle ka, kohtumiseni. nägemist.